Taani teatas, et lõpetab ajutise kaitse andmise uutele 23–60-aastastele Ukraina meestele, et vältida mobilisatsioonis kõrvale hoidmist. Muudatus ei puuduta neid Ukraina mehi, kes on juba Taanis kaitse saanud, ega ametlikult ajateenistusest vabastatud mehi. Den her regering bliver født i en periode, hvor den usikre og alvorlige tid for Europa og verden er uforandret. Rusland fortsætter deres aggressioner ind i Ukraine, og derfor fortsætter vi selvfølgelig vores stærke opbakning til Ukraine. Jutt käib uutest tulijatest, mitte nendest, kes juba riigis sees kaitse saanud. Eestis on umbes 10 000 20–60 aastast Ukraina meest ja saabub juurde. Neid tuleb kogu aeg juurde ja sõja esimestest aastast kuni möödunud aastani, millal oli hetkel natukene suurem tõus nende tulekul, sest teadaolevalt möödunud aasta sügisel Ukraina lubas riigist välja mehi vanuses kuni 25 aastat. Suur osa nendest ukrainlastest, kes on tööealised, ka töötavad, nii et nad töötavad ja töötavad väga erinevates valdkondades. Taani sai selle otsuse teha iseseisvalt, kuna ta ei ole Euroopa Liidu lepingutega liitunud täiemahuliselt. Euroopa Liidu riikide jaoks peaks otsus olema ühine ning näiteks Eesti ei saaks üksi otsustada, kellele kaitset annab. Kuid küpseb see otsus ka laiemalt, sest täna pärastlõunal teatas Euroopa Komisjon, et teeb ettepaneku lõpetada Euroopa Liidus sõjaväekohuslastest Ukraina meestele varjupaiga andmine. This is what Ukraine has asked us to do and this is what we are doing. And it also reflects the discussions with the member states, of course, especially the ones hosting the largest numbers of Ukrainian refugees. Brüsseli sõnul tehakse muudatus seega Ukraina palvel, mis on hädas sõdurite puudusega, aga ka riikide palvel, kus on palju Ukraina põgenikke. Meie oleme seisukohal, et Euroopa Liit peab selle küsimuses ühtne olema ja ühtne otsus, kas tuleb ühtpidi või teistpidi, on meile kindlasti sobib, aga Eestil ametlikku seisukohta selles osas veel ei ole. Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson lisab, et jutt ei käi nendest Ukraina meestest, kes juba on Euroopa Liidus varjupaiga saanud. Ma arvan, et sellel teemal ka sellist konsensust leida on tunduvalt keerulisem kui siis selles osas, mis puudutab uusi sisse tulevaid inimesi. Ta puudutab väga paljusid inimesi, et Euroopas praegu on ju keskeltläbi 4,5 miljonit Ukraina põgenikku, nendest umbes kolmandik või alla selle on siis umbes sõjaväeealised meessoost isikud. Nii et tegelikult me räägime kümnetest, kui mitte võib-olla isegi sadadest tuhandetest. Aga ma ei välista, et see teema tõusetub. Mis puudutab aga neid, kes tahavad Ukrainast lahkuda, aga veel ei ole lahkunud, siis pärast tänaseid uudiseid ilmselt on Ukrainast põgeneda soovijaid rohkem, sest järsku hiljem ei saa. Igasugused sellised poliitilised mängud kindlasti suurendavad survet, aga oluline on see, et nõukogu peab selle otsuse tegema ja see otsus võib olla selline, et jätkataks nii nagu täna või siis tegelikult ikkagi tehakse see piirang mobilisatsioonialistele meestele. Komisjoni ettepanek ei ole veel kaugeltki kindel, et see ka jõustub. Tegu on just ettepanekuga. Selle peavad heaks kiitma Euroopa Liidu liikmesriigid Euroopa Liidu nõukogus, ehk vaja on liikmesriikide välis- ja siseministrite kokkulepet.